Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tänases saates ei räägime mõnest ettevõttest või teisest asutusest, vaid hoopis Andmekaitse Inspektsioonist endast. Milline täpsemalt on meie roll, mida me teeme, veel lisaks sellele, millega meid tavapäraselt seostatakse. Ja muidugi ei ole ma stuudios täna üksinda, vaid minuga on siin Andmekaitse Inspektsiooni koostöövaldkonna juht Maarja Kirš. Tere, Maarja! Tere, Keili! Maarja, ma ei taha küll kohe saate alguses isiklikuks minna, aga sa oled olnud Andmekaitse Inspektsioonis ametis heas mõttes päris kaua ja ilmselt oled sa näinud väga erinevaid aegu. Ma mõtlen just selles osas, et kui palju on AKÜ näiteks üldse ressurssi olnud ja milline on teadlikkus ühiskonnas olnud ja samas, kui palju üldse meil on võimekust olnud midagi teha. Kui korra selle peale mõelda, siis millises seisus AKÜ praegu on sinu hinnangul? Kuule, aitäh kutsumast kõigepealt üleüldse, et lõpuks on ka minul siis võimalus podcasti tulla rääkima. Ja loomulikult sa alustasid siis kohe nii isikliku teemaga. Minu jaoks on niisugune hästi huvitav aeg see olnud, et staaži on mul tõepoolest andmekaitse vallas olnud üle 20 aasta juba ja ma endiselt ei ole ära tüdinenud ja ma endiselt arvan, et tõenäoliselt minu ametikoht on olnud üks huvitavamaid üldse, mis saab olla andmekaitse vallas. Mul on olnud võimalus läbi nende aastate näha väga tillukest organisatsiooni, väga isegi rasketes aegades olevat organisatsiooni ja sealt läbi ka tegelikult tõususid ja edulugusid ja mul on olnud võimalus olla hästi paljude erinevate tööülesannete peal. Nii et ausõna, igav ei ole hakanud. Ma tunnen nagu endiselt, mul on selline entusiasm keres ja tahaks veel kõrgemale ja kaugemale ja huvitavaid asju ette võtta ja nüüd õnneks on mul ka tiim taga, kellega koos neid vahel isegi selliseid hulluseid koos teha. Väga tore. Kas siis sa tunned näiteks, et Andmekaitse Inspektsioon on mõnes mõttes saanud tugevamaks jõudu juurde võrreldes sellega, mis ta oli siis, kui sina AKÜ-sse tulid kunagi? Tänaseks, kui võrrelda seda 20 aasta tagust Andmekaitse Inspektsiooni tänase inspektsiooniga, siis minu jaoks täiesti 2 erinevat asutust. Et loomulikult, kui me isegi vaatame inspektsiooni tänast struktuuri, me oleme väga palju laienenud, suurenenud, me oleme tööülesandeid juurde saanud, me väga palju rohkem strateegiliselt läheneme mitte ainult järelevalvele, vaid ka nõustamistele, koolitustele ja nii edasi, andmekaitse kultuuri arendamisele ja kui mõelda nüüd omal ajal, miks inspektsioon ju üldse loodi, oli pigem see raskuskese oli just see, et nagu riigipoolse andmetöötluse järelevalve. Ehk siis 2000 alguses uute andmekogude loomised, mida teeb riik meie andmetega ja nii edasi, et kogu seda usaldusväärsust ehitada ja tagada. Ja siis selle vahemiku jooksul on tegelikult ju läinud raskuskese meil eelkõige just inimeste õiguste peale, inimeste kaebuste lahendamise peale, et see tulv hakkas millalgi seal nullindate keskpaigas tulema igasugused sotsiaalmeediat teemadega seonduvalt näiteks, et siis üpris kiiresti see inspektsiooni funktsioon mingis mõttes nagu muutus. Aga endiselt ma arvan, et ei ole me kindlasti maha matnud ka riigi üle järelevalvet, et vastupidi, see on jälle omakorda siin väga tugevalt pead tõstmas ja seda on ka, ma arvan, märgata väljaspool meie maja, et isegi meediajuhtumite läbi. Just järelevalve on see tegelikult mille põhjal ju Andmekaitse Inspektsioon väga palju pilti saab, millest räägitakse ja ilmselt ei aita sellele kaasa ka inspektsiooni sõna, mis tegelikult juba meie asutuse nime sees peitub. See on ka paljudele üsna selline kurja kuulutav, et inspektsioon tuleb, teeb menetluse, teeb trahvi, järelevalvab, aga tegelikult on nii palju
muid tegevusi veel, mida me teeme, mis on üliolulised, aga võib-olla millest räägitakse vähem, et sa juba tõid näiteks asutuste tegelikult nõustamised, selle osakaal on väga palju suurenenud, aga on ju veel väga palju näiteks, ma ei tea, andmekogude siis asutamiste ja muutmiste kooskõlastused, me anname arvamusi seaduseelnõudele ja nii edasi, et jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, et see sõna inspektsioon nagu tähendaks, et me ainult inspekteerime midagi ja meil on inspektorid, aga tegelikult meil ei ole inspektorid, meil on ikkagi juristid ja kui me vaatame isikuandmete kaitse üldmäärust ehk ICÜMit ehk GDPR-i ja samamoodi ka siseriikliku regulatsiooni, siis ju tegelikult järelevalve tegevus on ainult üks mitmest järelevalveasutusele ette nähtud ülesandest, et täpselt samavõrdne kohustus on nõustamine, koolitamine, teadlikkuse tõstmine. Me anname näiteks ka õigusaktide eelnõudele arvamusi, me kooskõlastame andmekogude asutamist või muutmiseid, samamoodi hoiame nii-öelda sektori üleselt pilku peal, vajadusel saadame ringkirjasid, juhime tähelepanu, kui on mingid probleemkohad ja nii edasi, et me oleme loonud ka tegelikult ka koostöövõrgustikud näiteks ka andmekaitse spetsialistidele, mis on minu meelest äge. Minu meelest see on väga äge asi tõesti, mida me viimase 2 aasta jooksul oleme teinud, et andmekaitse spetsialistid kokku tuua just oma sektori põhiselt, sest tegelikult ei ole mõtet üksi kodus jalgratast leiutada. Ma arvan, et teised ka su ümber on samade probleemide otsas, teised aksid siis. Et nende inimeste kokkutoomine ja ühiste probleemide arutamine kindlasti aitab ka väga palju nii-öelda teadlikkusele kaasa ja ka probleemide lahendamisele kaasa. Ja ärme unustame ära, et meil on ka veel rahvusvaheline ots, et minu jaoks see on selline eriline kompekikene, sest ma olen ise väga pikalt olnud tegelikult rahvusvahelise koostöö peal ka ja kui me sellest hakkame veel rääkima, siis tegelikult ju andmekaitse maailma nii-öelda kultuurimaailma või andmekaitseruumi kese tegelikult ongi ju selline ülepiirilises koostöös ja ühiselt andmekaitse nii-öelda mõtteviisi sisustamises ja ka terminite sisustamises, et mis üldse on isikuandmed, kes on andmetöötlejad ja nii edasi, et see ei ole ju nii, et siin lõpeb ainult Eesti riigi piiriga. Ei, et siin on tegelikult hästi oluline, et need on ühiselt kokku lepitud arusaamad ja see on ka tegelikult meie poolt väga suur eraldi töövoog, millega siis ka tegelikult eraldi valdkonda osa tegeleb. Kindlasti jõuame see rahvusvahelise koostöö ja andmekogunduse juurde, kui meil saates veel aega jääb, aga nüüd korra, kui ma mõtlen selle peale, et kui meid kuulab üks nüüd selline väike keskmine ettevõte, siis võib-olla peaks natukene rääkima üldse sellest, et aga miks see isikuandmete kaitse, et meil on juba käinud siin see kurikuulus GDPR-i lühend läbi, isikuandmete kaitse üldmääruse eesti keele, et miks see üldse vajalik on, sest tegelikult see on selles mõttes ka üks ikkagi põhiakt ju, mille nii-öelda põhjal andmekaitse inspektsioon tegelikult üldse tegutseb. Et tegelikult siin ettevõtte vaatest on minu jaoks päris mitu nüanssi. Et ühest küljest see on turvalisuse küsimus, et need varad, isikuandmed on ka vara tegelikult, et need oleks turvaliselt hoitud, aga tegelikult väljapoole ju see on su enda maine ja imidži küsimus. Ehk siis kas sa oled turvaline ja usaldatav ettevõte või sa ei ole. Ja andmekaitse, ta ei ole asi iseeneses. Andmekaitse on tegelikult ju lihtsalt öeldes reeglite kogumik, et tagada inimeste eraelu privaatsus. Et hoida inimeste andmeid kindlalt, turvaliselt, kasutada neid tõesti ainult sellisel juhul, kui mul on õiguslik alus ja vajadus selle jaoks. See on puhtalt usaldusväärsuse küsimus. Ja üks ettevõte, kes tahab oma mainet hoida, kes tahab olla usaldusväärne, kes tahab olla aus oma klientide suhtes, ta ei saa mööda andmekaitsest. Et ettevõtte vaates see on, ma arvan, et aina enam, mida aeg edasi, seda enam see teadmine nendeni jõuab ja sellele aina enam pööratakse tähelepanu. Tegelikult ka ju inimesteni. Absoluutselt. Seda näeme ka ju me
enda pöördumiste arvude. Et jälle sellise minu pikaaegse AKI kogemuse pinnalt jälle rääkides ongi väga põnev jälgida neid nii-öelda statistilisi trende, et millele läbi aastate on rohkem hakanud tulema kaebusi teemadele, mida rohkem inimesed küsivad, mis on rohkem probleeme, et need ongi olnud tegelikult pidevas muutumises ja näiteks viimase, ma julgeks öelda võib-olla sukse 3-4 aasta tõusev teema on olnud just need samad inimeste pöördumised nende enda õiguste osas. 10-15 aastat tagasi see ei olnud üldse teema. Seda me isegi ei kogunud selle osas eraldi statistikat, sest meil ei tulnud sel teemal kaebusi, et ma ei saanud oma andmeid kuskilt kätte. Nüüd ta on meil julgelt seal top 5 koha peal olemas juba. Ehk siis, ja see on jälle omakorda näide sellest, et inimesed aina enam hoolivad oma andmetest, nad saavad aru, et kui need lähevad kuskile eksima, siis võib midagi väga halba hiljem sellest juhtuda. Ja neid huvitab näiteks ka nende digitaalne jalajälg ja see kontrolli hoidmine ja arusaamine. Ja see kindlasti peaks panema ka ettevõtjaid rohkem pingutama oma reeglite ja andmekaitsenõuetele vastavuse tagamisel. Eesti Andmekaitse Inspektsioonina oleme me ju mõneti tegelikult väga huvitavas olukorras, ma ütleks isegi sellises vastandlikus võrreldes siis mõne teise Euroopa riigiga, et hästi palju räägitakse GDPR-ist, isikuandmete kaitse üldmäärusest, üldse kui Andmekaitse Inspektsioonist räägitakse. Ma ei tea, kas ma olen kuidagi võib-olla enda südame asjaks ka selle võtnud, aga siis ma alati ütlen, et oodake, aga meil on tegelikult veel ka avaliku teabeseadus ka, mille osas samamoodi meie oleme järelevalveasutus. Et ühelt poolt me ütleme, et andmeid tuleb kaitsta, aga siis on teised andmed, mille osas me ütleme, et neid te peate nii palju võimalikult tegelikult siis kättesaadavaks tegema, ehk siis riik peab need kättesaadavaks tegema, et riik oleks läbipaistev oma tegevuses. Kuidas sa näiteks seda seletaksid, et kuidas inimene tajub seda endale kõige lähemalt, et riik on läbipaistev? Hea küsimus kusjuures, et tulles tagasi just selle, et ühelt poolt me nagu kaitseme ja teiselt poolt me käseme avalikustada, siis ma pean hästi oluliseks siin juures mainida, et avaliku teabe ja riigi läbipaistvuse tagamine on märksa laiem kui isikuandmete küsimus. Et see ikkagi käib kõigi andmeliikide kohta või andmete kohta ja info kohta, mis riigil on ja kohalikel omavalitsustel. Aga tulles nüüd, et kuidas inimene seda kõige paremini tajub, ma arvan, et minge ühe asutuse kodulehele. Ja mida te sealt näete? Meil on päris põhjalikud infod väljas. Meil on juba ette nii-öelda avalikustatud näiteks dokumendiregistrite avalik vaade. Ma ei tea, et seda praktikat väga palju mujal maailmas oleks. Samamoodi inimene võib julgelt pöörduda asutuse poole, küsida teabenõude korras midagi välja ja sellele tuleb 5 tööpäeva jooksul vastata. Et selline info kättesaadavus on, ma arvan, et üpriski lihtsaks tehtud. Loomulikult sealt edasi võib tekkida vaidlus, et midagi on ka ju piiranguga ja ei saa väljastada. Jah, aga oluline on siiski meeles pidada, et Eestis avaliku nii-öelda teabe mõtteviis on see, et kõik on avalik, välja arvatud see, mis on piiranguga. Mitte siis vastupidi, et kõik on piiratud ja siis otsustame, mis on avalik. Ja näiteks meie sama avaliku teabe seadus ju tegelikult lausa ütleb, millist informatsiooni või teavet ei tohi kunagi piirangu alla panna. Et ka selline regulatsioon on meil tegelikult olemas, et tagada seda läbipaistvust ühes demokraatlikus riigis. Ja tegelikult ju neid vaideid lahendame me ka igapäevaselt, kus inimene polegi mingit teavet saanud ja siinkohal siis meie tuleme appi ja tegelikult enamasti siis aitame selles osas, mis see teave avalik peab olema, aga selle inimesel kätte saada. Ja ütlen kohe, et kui me võib-olla täpsemalt nüüd numbritest räägime, et ma arvan, et see on läbi aastate enam-vähem sama suurusjärg püsinud, et seal 200 pöördumise või vaide siis kandis on ta aastas, kus siis inimene pöördub meie poole ja ütleb, et ta ei ole saanud kätte mingit teavet ja esitab vaide. Et see ei ole drastilisi hüppeid teinud. Kas 200 kogu Eesti riigi peale on suur või väike number, seda ma isegi ei oska tegelikult hinnata. Mulle tundub, et ta on üpris väike. Et enamus info on juba nii proaktiivselt avalikustatud. Ja, mõne koha pealt tegelikult Eesti riik on ikkagi, võiks öelda, et päris läbipaistev riik juba, et kindlasti on paranemisruumi, aga
olen kuulnud, et on riike, kus tegelikult nii nagu meie infot siin kätte saame, et seal päris nii ei ole. Ja sellist, riikides ongi erinevad regulatsioonid, et täiesti sinuga nõus, et ühest küljest me oleme juba nii-öelda selle avaliku regulatsiooni mõte on olnud olla väga läbipaistev. Loomulikult aeg-ajalt pannakse liiga lihtkäeliselt peale AK-piiranguid ja sellest need vaided tavaliselt tekivadki. Aga siin on ka tõenäoliselt omad põhjused ja kas see on siis vähestes teadmistes või mingid muud põhjused, et ikka juhtub loomulikult, aga oluline alati pidada meeles seda, et riigi usaldusväärsust tulebki tagada läbipaistvuse. Et sa pead olema inimestele kättesaadav, arusaadav ja tegelikult nii-öelda avalikkusel on võimalik kontrollida, kas või näiteks rahade kulutamist. Seda ei saa piirata. Mõnes mõttes võiks öelda, et AKI on siis justkui ju nagu selline riigi sisekontroll nendes teemades ja vaatab, et kõiki reegleid täidetakse, aga kas AKI ise võiks näha ennast rohkem sellist nagu inimeste liitlasena, kes töötab appi või tõesti siuke nagu kontrollmehhanismina? Tead, see on selline 50-50, et mina ise muidugi koostöövaldkonnas, kuna meie valdkond vastutab teadlikkuse tõstmise eest, mina näen rohkem meid liitlasena ja aina enam just, et kuna see isikuandmed ümbritsevad meid kõikjal ja teadmised on väga palju vajaka, et see sunnimeede on tegelikult kõige viimasem meede, karistamine on kõige viimasem meede, et isegi GDPR ehk IKÜM näeb ette, et privacy by design ja by default ehk siis andmekaitse tuleb kohe algusest peale rakendada. Ja samamoodi võib AKIt kohe algusest peale küsida näiteks nõustamist või AKIlt nõu küsida, kui on mingid uued projektid käivitamis, mingid uued seaduseelnõud tulemas, et kohe algusest peale kaasamine on loomulikult efektiivsem, kui võib-olla siis, kui toode on valmis avastada, et tupsis ei vastagi üldse regulatsioonile. Ja mul on hea meel, et ka meie samamoodi nõustamiste statistika ju tegelikult näitab, et järjest rohkem ettevõtteid meie poole pöördub ja mõnikord oleks väga üllatunud, kui tegelikult saadakse teada, et Andmekaitse Inspektsiooni käest on sellist nõustamist võimalik saada, et jah, muidugi õigusabi me ei anna, aga me ikkagi nii palju kui saame, siis mõtleme kaasa. Absoluutselt. Nõus sinuga sellepärast, et siin ongi oluline võib-olla see välja tuua, et me ei anna õigusabi, me ei tee teie eest ära vajalikke dokumentatsiooni ega ütle seda lõplikku õiget vastust, aga me näitame ette suuna. Et see on tegelikult, ma alati toon loogika, et nii nagu te tõenäoliselt ei lähe Maksu- Tolliametisse ütlema, et tehke ära mu raamatupidamine. Nii ei saa AKI poole pöörduda, et tehke ära mu andmekaitse nõuded ja dokumentatsioon. Küll aga me saame nõustada seal juures. Sa juba tõid sisse ka tegelikult lõimitud ja vaikimisi andmekaitse sellise nii-öelda põhimõtte, mis tulebki kõne alla väga sihukeste tehnoloogiliste vahendite puhul, et kas sa tunned, et kuidagi ka AKI roll on nii sellise viimase 50 aasta jooksul just muutunud selles osas, et tegelikult selline tehnoloogia areng on olnud meeletult kiire, ärme isegi siin AI-st rääkima hakka, et see on tohutu. Ja kindlasti, et ma ei hakka võib-olla täpsemalt laskuma, et alla startupid pöörduvad meie poole rohkem või see või kolmas teenuse osutajad, aga üldpilti vaadates jah, kindlasti, et aina rohkem kaasatakse AKIt ja siin ongi tegelikult see põhjus selles samas usaldusväärsuses, selles samas maines ja kindlasti need ettevõtted, kes tegutsevad ka väljaspool Eesti piire, tal on ka harud nii-öelda muudes riikides, siis tal on seda enam vaja, et andmekaitse nii-öelda basic oleks korrektne ja korras, sest vastasel juhul koostööpartnerite jutule lihtsalt ei võta. Me enne
rääkisime juba, saime hoo sisse natuke mõnel sellisel põneval teemal, et andmekogud ja rahvusvaheline koostöö. Võib-olla siis natukene näiteks räägikski sellest, et kui me nüüd andmekogude kooskõlastamine, selline rahvusvaheline koostöö ja tegelikult ka jälle, mis mõnikord ära unustatakse, on see seaduseelnõudele ka siis tagasiside andmine, et miks see on tähtis ja miks AKI ikkagi lisaks kõigega veel sellega ka siis tegeleb, et võib-olla mõnikord mõeldaksegi, et tegeleme ainult ettevõtetega, menetleme neid, et siis on ju kõik korras, aga miks see rahvusvaheline koostöö ka tegelikult niivõrd tähtis on? Ma võib-olla alustan sellest andmekogudest ja seaduseelnõudest, et vaadake, meie Eesti digiriik on üles ehitatud kindlatel põhimõtetel ja neid tuleb ikkagi järgida. Ja sel samal põhjusel omal ajal loodi ka näiteks REHA kooskõlastusprotsess, kus 5 riigiasutust hindavad loodavaid andmekogusid ja teenuseid nende põhjal ja annavad siis oma kooskõlastuse ja alles siis sa võid minna laivi, et see on ka hetkel kehtivas avaliku teabe seaduses niimoodi reguleeritud. Ja kõik riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogud peavad seda järgima. Ehk siis ühed ja samad nõuded ja põhimõtted kehtivad kõigile. Ainult läbi selle me saame ju tegelikult tagada usaldusväärsuse, läbipaistvuse, aususe ka kodaniku vaatevinklist. Näiteks selle sama kooskõlastuse käigus me alati hindame, kas on olemas õiguslik alus. Eelnõude puhul samamoodi, et me hindame, kas isikuandmete töötlemiseks on õiguslik alus olemas. Ja kui me vaatame selle ütleks viimase poole aasta jooksul on meedia tähelepanu leidnud sündmuseid, siis mul endal nagu kõhutunne ütleb, et selline murdumispunkt on olnud. Et see teadmine, et usaldusväärsus saabki läbi kohustuste tagada, et me samamoodi läheneme alati kõigile ükstaspuha, kui üllas su idee on, aga sul peab olema õiguslik alus, konkreetne eesmärk, minimaalsus nende jaoks. Sa pead läbima teatud protsessid, et oma teenusega laivi minna. Võt selle joone hoidmine on tegelikult siuke nagu sammas või alustala, et Eesti digiriigi süsteem toimiks ühtsena. Ja kui me räägime kas näiteks kaamerate juhtumist või täitmisregistri juhtumitest, siis need ongi ju tegelikult, minul on väga hea meel olnud mõningas mõttes tegelikult ju jälgida seda avalikku arutelu sel teemal. Et mis siis on ühiskonna jaoks okei ja mis ei ole. Võib-olla tõesti 10 aastat tagasi keegi ei mõelnudki nii. Aga tänasel päeval ma arvan, et see punkt on nagu väga muutunud ja need nõuded peavad olema täidetud. Tulles nüüd rahvusvahelise teema juurde, kuna ma enne ütlesin, et see on see minu väike kompekikene, siis minu jaoks lihtsalt ongi olnud ka väga nauditav töötada, kui sa oled millegi suure loomise juures. Ja Andmekaitse Inspektsioon on olnud juba enne Euroopa Liiduga liitumist, umbes aastast 2003, on olnud siis Euroopas sukse keskse andmekaitseorganisatsiooni, tol ajal see kandis nime artikkel 29 töögrupp, nüüd ta on Euroopa Andmekaitse Nõukogu. Me oleme selle liige, sinna kuuluvad kõik Euroopa andmekaitseasutused, veel mõningad organisatsioonid, kes siis päriselt ühest küljest sisustavad neid andmekaitse arusaamasid, mõisteid, erinevaid olukordasid, et me kõik mõtleksime ühte moodi, et me tunnetaksime, loomulikult sul võib olla siseriiklikud erisused, see on juba sinna sisse arvestatud, see on okei. Aga andmekaitse valdkonna olemus on see, et on tegelikult ju väga laiali valguv. Ja tihti sellest on väga suur tugi, et ka teised Euroopa riigid ja läbi Andmekaitse Nõukogu me siis teeme oma vahel koostööd, et neid sisustada. Ning lisaks siis GDPR jõustumisel tuli sinna juurde ka ülepiirilised menetlused, mida siis kutsutakse ka one-stop shopiks või järjepidavuse mehhanismiks. Ehk siis kui näiteks ma ei tea, Itaalia kingapoes eestlane ostis kingad e-poest, aga tal on nüüd seal mingi teema sellega ja ta tahab esitada kaebust andmekaitsealast, siis ta saab näiteks läbi AKI selle esitada Itaalia andmekaitseasutusele ja Itaalia andmekaitseasutus siis vastab talle. Ehk siis me nagu oma vahel teeme koostööd erinevate menetluste alal
ja loomulikult seal on väga suuri asju, noh a la metatrahvidest räägib välismeedia näiteks väga palju, mis on jah küll Iirimaa kolleegide tehtud, aga samamoodi need käivad ka andmekaitse nõukogu laualt läbi, kui seal tekivad vaidlused hiljem ju. Nii et me oleme kaasatud ühest küljest väga suurtesse menetlustesse ja meil on täpselt samamoodi võrdväärne õigus avaldada seal arvamust kui kel iganes teisel. Ja samamoodi jookseb meil sealt ka igapäevased väiksemad kaebused ja suhtlused. Et siis võib-olla kui mõni Eesti ettevõte praegu kuulab seda, siis peaks arvestama sellega, et Eesti piirides nii-öelda tema tegevus ei lõppe. Jah, et andmekaitse ei lõppe riigi piiriga ja isegi kui sul on siin Eestis e-pood, aga seal on võib-olla mitu keeleversiooni ja saavad osta ka lätlased, leedukad ja soomlased, siis see juba näiteks tähendab ju tegelikult ülepiirilist tegevust. Me võib-olla korra, kui me rääkisime ka enne saate salvestust tegelikult nendest töögruppidest, et neid töögruppe on ka ju päris palju. Me siin oma ette põrgatasime, et äkki vist võib kuskil 15 kanti olla. Ja andmekaitse nõukogu töögruppe. Just, et ütleme niimoodi, et ma ütleksin, et päris ikkagi suur valdkond. Ta on väga suur valdkond, et jälle kui mina alustasin kunagi, siis oli võib-olla mõni üksik töögrupp, alamgrupp ma mõtlen siis, mis kohtus üpris harva, nii et see põhiline oli ikka see keskne nii-öelda plenaar, aga hetkel on tal tõesti sinna 20 alla neid jääb ja seal on väga suured võrgustikud ja õnneks on ka nüüd AKIL oma eraldi valdkond, kes suudab neid katta, nendes sisuliselt panustada, nende igapäevatöö on nendes töögruppides nii-öelda kaasa rääkida. Minu meelest me natuke juba võib-olla tegelikult ise oleme ka oma vestluses sellele küsimusele vastanud, aga ma ikkagi küsin selle küsimuse ära. Milline meie selline mingitest tegevustest, millega me siis siin teeme, kõik mis me siin ette loetlesime, et milline sinu meelest viimasel ajal on kõige rohkem päevakorda tulnud või sa nagu näed sellist kõige suuremat muutust, et nüüd pööratakse hoopis sellele valdkonnale nii palju tähelepanu? Ja, riigi enda poolne andmetöötlus on minu jaoks kindlasti number 1, et loomulikult siin võib-olla mõni tahab öelda, et oot, just tegite 3 miljonit trahvi, et hoopis selline andmelekki juhtumid. Jah, aga neid on, ikka juhtub selles mõttes, et neid on ka varasemalt olnud ja nagu tänapäeval öeldakse, et küsimus ei ole, et kas juhtub, vaid millal juhtub. Aga nagu ma ütlesin, ma näen murrangut riigi poolses andmetöötluses ja arusaamises, mis on okei ja mis ei ole okei. Loomulikult seal on väga pikk tee veel käia, aga algus on tehtud. Jah, et kohati ju ütle niimoodi, et teist riigiasutust küll trahvida ei saa, aga siin tundub, et ikkagi rohkem on hakatud mõtlema selle usaldusväärsuse ja maine peale. Et tundub, et see oli see hoob, mis nüüd lõpuks töötas on ja et meil ei ole trahvimise õigust, meil ei ole sunniraha õigust, me saame tõenäoliselt me saamegi ainult riigiasutuste puhul, et me saame ainult ettekirjutust teha või ettepanekuid teha, me saame kaasa rääkida, aga igal korral see ei tööta. Ja vahel ongi läbi nii-öelda valusamate õppetundide vaja võib-olla seda õpetust ja need viimased juhtumid, mis ma ka enne mainisin, mis siin suvel ja kevadel meedias olid, et need siis said väga suure meedia tähelepanu, aga mul on selles mõttes hea meel, et see näitab ikkagi ka ühiskonna meelestatust, et meil hakkavad võib-olla selginema, mis on okei ja mis ei ole okei andmekaitseliselt. Võib-olla natukene räägiks ka siis täitsa sellest järelevalve menetlusest, et me oleme nendest teistest valdkondadest rääkinud, aga ilmselt ühte ettevõtet ikkagi huvitab natukene ka see, et ikkagi mis siis saab, kui ta andmekaitse inspektsiooni vaatevälja jääb, et see on ilmselt selline üks kõige otsesem asi, mis ettevõtted tegelikult puudutada võib. Ja võib-olla ematab alguses ära on ju. Just.
et tegelikult vist sain korra juba mainitud, et see karistamine on kõige viimasem meede. Ehk siis meie peamine nii-öelda soov või eesmärk on ikkagi, et asjad korda saaksid. Ehk siis kui näiteks juhtubki, et on tulnud mingi kaebus või mingi muu teema, miks AKI teiega ühendust võtab, siis tehke koostööd, vaadake järgi, et teil ikkagi oleksid olemas nii-öelda ka andmekaitseliselt see ABC enda asutuse või ettevõtte sees paigas. Et oleneb ju juhtumist, mis on, aga tulge nii-öelda meiega kaasa, et ärge käige vastassuunas. Jah, sest ega me ei tee mitte kunagi lihtsalt mingit otsust, vaid tegelikult me alati esmane käik on see, et me küsime selgitusi, võib-olla palume ka mõne dokumendi esitada, siis jah. Et näiteks me võimegi küsida töötlemistoimingute ülevaadet, et aru saada, mis andmestikud teil käes on, et ja nii edasi, aga mis on nagu põhiline jah, et tehke koostööd ja isegi kui on juhtunud eksimus, on juhtunud, järgmine kord enam ei juhtu. Ehk siis kui me vaatame ka AKI nii-öelda neid hoobasid, mis me teha saame, et me tegelikult väga paljud olukorrad lahendamegi läbi nii-öelda tähelepanu juhtimise või ettepaneku kirja ära juba, kus me siis annamegi teile nõu, et palun tehke nii ja naa, et sellist olukorda enam ei juhtuks. Jah, et meie eesmärk ju menetlustes eelkõige ongi tegelikult lihtsalt asjad korda teha, et mõnikord ka kui inimesed kaebused meile teevad, siis soovitakse võib-olla ka seal mingit sellist kahjuhüvitist või mingeid muud nõudeid, et siis me peame ka selgitama, et seda meie välja ei mõista, et tegelikult me lihtsalt väga konkreetselt hindame seda, et kas see andmekaitse mõttes nagu asi saab korda. Jah, täiesti nõus soga, et see kahjuhüvitis on natuke täiesti teine teema selles mõttes, et meie ikkagi vaatame konkreetselt seda andmetöötlejat ja andmetöötlusprotsesse ja nende korda tegemist. Mõnikord ju avaldatakse ka kriitikat, et justkui, et ongi, et andmekaitse inspektsioon võib-olla väga ei tee midagi, suuri trahve ta ei tee, oleme ka ju tegelikult seda välja öelnud, et jah, ka väärteomenetlused on keerukad ja ajakulukad, et me ei võta neid nüüd ka ülitihti ette. Ma lihtsalt võib-olla ise mõtlen, et mis ma tahaksin ka südamele panna, on see, et isegi samas kui tõesti mingi väga selline ikkagi suur rikkumine ja võib-olla jah, me nüüd kohe trahvi ei tee, siis minu mõttes isegi suurem kahju võib ka ju see olla, kui andmetöötlus näiteks tuleb peatada või kinni panna. Selline lahendus on ka meil täiesti võrdväärne õigus, et peatada näiteks andmetöötlus nii kauaks, kuni ei ole mingi probleem ära lahendatud või mingi õiguslik alus tekitatud ja nii edasi, et vastavalt olukorrale, aga jaa, täiesti suur kahju võib sellest tekkida. Just. Võib-olla põhisõnum või lõpusõnum selles mõttes selle järelevalve osas siis võiks olla see, et tegelikult see ei ole karistus, vaid see on selline vastutuse võtmise koht, et tõesti, kui see menetlus tuleb, et siis ei pea võtlema võib-olla nii palju nendele summadele ja kas nüüd üldse mingi summa määratakse, vaid pigem see, et see on see koht, kus siis lihtsalt peab ettevõtte vastutuse võtma. Ja ma olen sinuga täiesti nõus ja ma arvan, et see on igas muus nii-öelda valdkonnas tegelikult ju samamoodi, et ettevõtjana, kui ma oleksin ettevõtja rollis, siis mis ma teeksin? Kindlasti viiksin ennast kurssi, mis see basic dokumentatsioon peab olema, mida ma pean teadma õiguslikest alustest, eesmärkidest, minimaalsusest, kontrollin, et mul oleksid näiteks kliendi andmestiku osas õiguslikud alused kõik olemas, on see nõusolek või midagi muud, et mul on see kaardistus ehk ülevaade olemas, et mul on andmekaitse tingimused olemas. Kusjuures sellest me ei ole täna üldse rääkinud väga, aga jälle minu kogemus ütleb, et inimesed kipuvad kaebama siis, kui nad ei saa aru. Seal võib-olla isegi ei ole sisu taga, võib-olla ongi kõik korrektne olnud, aga inimene ei ole aru saanud, milleks andmeid kogutakse. Nii et see on ka tegelikult ju ettevõtja kohustus võimalikult lihtsasti seda inimesele selgitada, miks ma mingeid andmeid vajan. Et sa saad niimoodi oma koduhoovi korras hoida tegelikult ise ja kui ka siis juhtub see kontakt järelevalvega, siis nagu me ennem juba ütlesime, et aitame asjad korda teha ja kui on ka soov saada eelnevalt mingeid nõustamisi
et kuidas millegile läheneda, siis seda me ju samamoodi pakume, ehk siis ei maksa nagu seda andmekaitset ja andmekaitse inspektsiooni karta, vaid tegelikult võttagi seda ühe nii-öelda valdkonnana, mis sul tuleb rakendada ja algusest peale rakendada, sest hiljem korda tegemine tõenäoliselt on märksa kulukama. Siin juba selles mõttes, et kui sa oled mingi toote näiteks endal või teenuse valmis arendanud ja siis selgub, et ma ei saagi seda käiku lasta, sest mul näiteks ei ole õigus selliseid andmeid töödelda, siis see tegelikult see raha, mis sinna alla pandi, võib sul kaotsi minna. Et ehk siis lihtsam on alati algusest korrektselt juba kõik teha. Jah, et ilmselt on siis tegelikult ka natukene selline ka laiem küsimus ühiskonnas, et võib-olla, et millist akit me soovime, et mis me soovime, et mis see aki roll ja funktsioon oleks, et kas me oleksime rohkem sellised nõustavamad või siis vahepeal ikkagi peaksime natuke lisaks präänikule piitsa ka andma. Ma ikka olen sinna mõlemad usku selles mõttes, et jaa, see nõustav on oluline eesmärk ja täpselt sama oluline on järelevalve. Et alati on inimesi, keda mõjutab üks asi või mõjutab teine asi, meie ülesanne on siis vaadata, et me suudame mõlemad pakkuda. Ja mida ma võib-olla siia lõpu mõtteks tahaks veel tuua, hästi tihti kiputakse ütlema, et näed, aki ei luba või et andmekaitse ei luba mul midagi teha. Minu jaoks see on jälle selline, ta ei ole nagu kõige korrektsem mõtteviis, sest ega ei ole nii, et aki nüüd täna mõtles, ma ei luba seda teha. Ei, aki vaatab, kuule, sul puudub õiguslik alus. Sul ei ole regulatsiooni sellele, sul ei ole näiteks inimeste nõusolekuid ja see on põhjus, miks ei tohi seda teha. Mitte sellepärast, et aki suvaliselt kusagil midagi otsustas. Et see ikkagi toimub hinnates kehtivat olukorda ja mis on võimalused selle läbi. Ja isegi kui näiteks ettevõtte sees aks tuleb ja ütleb, et kuulge, see teenus ei saa nii toimida, siis jälle see ei olnud sellepärast, et aks tahtis keelata midagi, vaid see on puhtalt sellepärast, et kusagil mujal on midagi vajaka, mingi töö on kusagil mujal tegemata jäänud ja sealt tuleb hakata parandama. Jah, see on natuke nagu selline ka väärtuste konflikt, ma ütleksin. No absoluutselt. Ma loodan, et me natukene saime selgitatud, et millega me lisaks siis nii-öelda klassikalisele järelevalvele veel tegeleme ja tegelikult kui on huvi, siis alati soovitan vaadata ka meie veebilehte, et seal me alati kajastame, kui me kas siis mingid seireid teeme või uusi materjale välja anname ja kajastame seda, et millega me tegeleme. Nii et siis tasub kindlasti seal pilku peal hoida. Kuna siin korduvalt saigi räägitud sellest teadlikkuse tõstmise vajadusest, siis AKIL on ju käimas ka üle-eestiline koolituste sari, mis on suunatud väike-keskmistele ettevõtetele ja mis on tasuta. Et sealt saab selle andmekaitse ABC teadmise, seal võib julgelt tulla kohale, muidugi registreerida ennast ja tulla siis kohale, küsida oma küsimusi, mis on muret, lihtsalt kasutage juhust. Vaadake meie kodulehel on koolituste rubriigis täpsemalt infod, mis linnas, mis kuupäeval me oleme. Jah, ma ütleks päris ainulaadne võimalus, sest ma ei tea, et lähiajal AKIL oleks olnud taolist koolitust. Jah, täiesti nõus, kuna me saime rahastuse Euroopa Liidult sellele teemale, siis see ongi meie võimalus hetkel, et ei oska öelda, kas hiljem ka midagi analoogset tuleb. Et siis kõik koolitustele. Aitäh sulle, Maarja. Aitäh kutsumast. Oli väga tore jälle sinuga rääkida.